Tere tulemast kuulama meie taskuhäälingu kõige esimest episoodi. Taskuhäälingul veel nime ei ole, jõuame sinna ka. Mina olen Elmo Pudjet Kodanikuühiskonna Sihtkapitalist ja täna teeme esmatutvust sellise teemaga, mis on järjest rohkem kõne all, aga mille sisu jääb tihtipeale häguseks ehk sotsiaalne innovatsioon. Mis see on, miks see oluline on, kuidas see meie igapäevaeluga seotud on. Ja et sellele vastuseid leida, on mul suur rõõm tervitada tänase saate külalisena inimest, kes on selle teema sees olnud aastaid, Eesti sotsiaalse innovatsiooni ökosüsteemi üks suuremaid tähtsavaid tegijaid ja kujundajaid Heateo sihtasutusest Pirko Valge. Tere tulemast, Pirko! Tere ja tere ka tulemast siin Heateos. Jaa, väga kena on teie juures olla siin. Kõigepealt saaks sinuga natuke tuttavamaks, kõik inimesed ei pruugi olla täpselt teada, mis sa teed või kuidas sa siia sattusid. Et siis kerge ja kiire harjutus, 3 fakti sinust. Mis on need asjad, mida sa tahaksid jagada kuulajatele enda kohta? Ja me ennem juba rääkisime, et millest alustada selle küsimuse puhul, et kui minna tagasi lapsepõlve, siis üks võib-olla huvitav fakt oli, et minu nimel oli ikkagi väga pikki aastaid Eesti 10 miili jooksu juuniorite rekord. Seda lihtsalt vahepeal joosti, siis väga pikalt ei joostud, nii et ma sain selle rekordiga kaua elada ja aega ma muidugi enam ei mäleta, aga ütleme, et olen elanud väga sportliku elu esimese poole oma elust, aga siis teises pooles järgmiselt läksin tööle erasektorisse. Ma olen töötanud KPMG Estonias, Hansapangas, isegi Delfis selle loomise ajal, kui see veel oli online.ee. Ja olen töötanud, võib-olla mis sellest nagu töökarjäärist kõige huvitavam fakt võib-olla üldse on see, et ma olen töötanud Teater No99 kommunikatsioonijuhina. et nüüd siis peale seda 3. sektorisse Heateosse tulles, et siis ma nagu tunne, et ma olen justkui nagu kõikides sektorites töötanud, sest ja see No99 oli riigile kõige lähemal, kõige suurema riigi toetusega organisatsioon. Ja ma arvan, et nagu kui me juba Heateo poole jõuame, mis võib-olla huvitav fakt on see, et ma olen tänaseks Heateos 11 aastat töötanud, 10 aastat juhtinud Heategu ja enne seda olin ma 10 aastat Heateo vabatahtlik, nii et ma aitasin tegelikult vabatahtlikuna peaaegu, kui Heategu oli aasta aega vana, siis tulin Heateo juurde ja aitasin oma strateegilise juhtimise kompetentsiga luua Heateo esimest strateegiat. Nii et ma olen olnud Heateo juures ikkagi peaaegu algusest saadik ja saanud siis meeskonda tulles ellu viia neid asju, millest Heategu oli varem unistanud, aga võib-olla ei olnud veel Eesti ühiskond valmis, et näide on siin Eesti esimesed strateegilise filantroopia fondid, Heateo mõjufond ja Heateo haridusfond ja tegelikult ka Nula inkubaator, et nii sügavat, nii põhjalikku arenguprogrammi sotsiaalselt mõjusatele algatustele ei olnud Eestis ennem olnud, et mul on olnud väga suur rõõm seda programmi luua ja selle programmiga nüüdseks juba 10. hooaega kaasas olla. See väga hea, me läksime järgmise küsimuse juurde ka, et kuidas sa selle Heateo sihtasutuse juurde jõudsid. Aga selgub, et sa oled sellele täitsa aluse pannud. No aluse pani ikkagi Artur Taevere ja Hannes Tammjärv ja palju toredaid inimesi seal juures, aga ma aitasin nagu suunda ja sihte seada, et jah, et esimesel tegevusaastal oli Heategu selline platvorm, kuhu vabaühendused said üles panna oma kuulutuse, et otsin selliste kompetentsidega inimest. Inimesed said panna siis oma kuulutuse, et minul on siis sellised kompetentsid pakkuda. Ja ma märkasin seda, töötasin KPMG Estonia strateegia konsultandina, märkasin seda kuulutust, et Heategu otsis enda tiimi inimest ja ma sel hetkel ütlesin, ma võib-olla tiimi kohe nüüd ei tuleks, aga mul on sellised oskused, et mida ma teha saaksin. Ja kõigepealt
jällegi head ja huvitavad programmid, mis meil on olnud, oli selline programm tol hetkel siis 21 aastat tagasi heateopuhkus, et kui sul tuleb puhkus, siis selle asemel, et minna maale vanaema juurde, et nagu võtta endale selline aktiivne puhkus ja tee midagi mingi vabaühenduse juures. Et mina läksin siis Katleri lastekaitsekeskusega Hiiumaale lastega laagrisse, olin selline, ma ei teagi, vanem õde ja sõber ja ühesõnaga see oli väga äge kogemus ja siis, kui sügis tuli, olime kõik jälle kontorist tagasi, siis hakkasimegi heateostrateegiat pusima ja tegelikult sellest strateegiaprotsessist Artur käis sellel ajal Euroopas, kohtus strateegilise filantroopia vedajatega, sealt see termin oli siis nagu alles loomisel, see oli siis venture philanthropy inglise keeles, seda assotsiatsiooni veel ei olnud, selle assotsiatsiooni esimesed ka mõned kohtumised toimusid tegelikult Eestis, sest see grupp oli nii väike ja sellele pandi siis, Artur oli seal juures, pandi alus ja siis see nagu mõjutas ka strateegiaprotsessi. Mina muidugi konsultandina, mina ei käinud Euroopas, ma olin väga segaduses kogu aeg, et meil oli nagu selge platvorm, me siin vahendame inimesi, teadmisi ja järsku me hakkame hoopis organisatsioone käivitama, et ja siis nagu sellist nagu teist, nagu ühesõnaga hästi juhitud, suure mõjuga positiivseid muutusi loovaid organisatsioone kasvatama. Aga Artur ikkagi rääkis mulle ka selle loo piisavalt selgeks ja see sinna strateegiasse sai, et see oli ikkagi see oli Arturi looming, aga ma arvan, ma olin siis lõppkokkuvõttes olin ma üks suuremaid fänne ja ma aitasin seda siis nagu ellu viia, sest need kogemused, mis mul nagu strateegiakonsultantina olid, kus mina heategu nõustasin, mõtlesin, et see võikski olla see, kuidas heategu oma portfelliga ja portfelli algatustega siis ka nagu suhestub, et me nõustame, jõustame, nagu analüüsime neid, vaatame, et kus seda kompetentsi teadmist kõige rohkem on vaja. Ja ühesõnaga, et sealt see kuidagi kõik niimoodi välja kasvas, nii et ma olin algusest peale juures, vahepeal olenevalt sellest, et mis mul seal erasektoris siis toimus, mõnel hetkel olin sügavamal, mõnel hetkel oli seal erasektoris, käisid lained üle pea, siis sain nagu vähem aega heateosse panustada. Aga siis oligi ja kusjuures KPMG Estonias töötades ühel hetkel oli mul mõte, et see on küll siin vahva, et me siin neid ettevõtete strateegiaprotsesse nagu teeme, aga ma ei kujuta ette, ma 10 aasta pärast ikka veel siin olen, et 10 aasta pärast ma arvan, et ma tahaksin töötada nagu sellises kohas nagu Heateo Sihtasutus ja täpselt nii läks. Seal ei olnud mingit plaani, aga lihtsalt kõik asjad nagu juhtusid ja lõppkokkuvõttes ma täpselt 10 aasta pärast siia sattusin, et tuleb oma mõtetega hästi ettevaatlik olla. Need võivad täituda. Väga hea lugu ja väga hea märkamine, eks ole, et unistused võivad täituda või mõtted võivad täituda. Heateo Sihtasutus siis nii-öelda sellest skill exchange või teadmiste ja kogemuste vahetamise platvormist muutus või astus organisatsioonide arendamise poole. Mis praegu Heateo Sihtasutuse põhiline tegevus või väljund on? Meil on tegevusmudelil on 4 põhialustala. Me oleme nüüd 10. hooaega teeme nulainkubaatorit. See on meie jaoks hästi oluline koht, kus me kohtume siis nende uute ideedega, ja tiimidega, uued ideed, mis tahavad sündida, uued tiimid, kes tahavad neid ellu viia. Nula tähendab mida? Nulainkubaator. Eesti esimene siis ma ütleks ka ikkagi ühiskondlikele algatustele loodud inkubaator, mis aitab käivitajatel oma ideid testida ja sellest nagu ideest toimivaks lahenduseks, elujõuliseks lahenduseks kasvada. Need nutikad lahendused on selleks nulaks. Väga hea, väga hästi. Aga teine siis tala on meie Heateo mõjufond, kus me vaatame rohkem sotsiaalsete algatuste poole ja siis need, mis kasvavad kas nulast ülesse või juba turul toimivad algatused, mis on nagu esimesed testid on juba ära teinud, aga tahavad nagu edasi kasvada, siis mõjufondis me võtame need algatused fookusesse ja eraldi siis on Heateo haridusfond, mis siis läheb juba haridusvaldkonnas väga süvitsi, et seal me oleme tuvastanud 3 suuremat probleemi, koolijuhtimise kvaliteet, õpetajate puudus ja õppimine ehk mis teadmiste ja oskustega õpilased koolist nagu lahkuvad ja mis hoiakutega, et seal me oleme päris süvitsi läinud nende 3 teemaga.
ja 4. heateo alustala siis, mida me oleme ka juba 16 aastat vedanud, on Ma armastan aidat annetusplatvorm ehk et siis koostöös Swedbankaga loodud annetuste kogumise platvorm. Ja tegelikult sellest on, nüüd on välja kasvanud veel sellised väiksemad, ma ei teaks väiksemad, aga sellised tegevused, mis võib-olla just nagu kattus, et ma arvan, et üks hästi oluline roll, mis meil Eesti ühiskonnas on erasektorist suuremaid toetusi tuua kolmandasse sektorisse, et me teeme seda läbi oma fondide, aga tegelikult fonde sünnib juurde, me nõustame ja teeme hästi aktiivselt, loome koostööd ka fondide vahel ja siis ka eraisikud, et nendega kohtumised, et isegi meie jaoks on oluline, et kõik ka eraisikud, kellel on see ja ettevõtted, kellel on võimekus tegelikult toetada, et nad siis ka teeksid seda ja teeksid nagu targalt ja mõtestatult, et meie jaoks need vestlused, mida me peame Eesti eraisikute ja ettevõtetega on hästi olulised, et selline võib-olla laiem nagu filantroopia teadlikkus ja selle siis edendamine, et tegelikult oleks, nüüd me oleme natuke nagu lüli siis kolmanda sektori ja erasektori vahepeal, et kolmandas sektoris kasvatame algatusi ja siis erasektoriga koostöös proovime seda rahastust sinna kõrvale luua. Sa oled uskumatult ägedalt teinud pikka aega sükest tänuväärset tööd. Kuna juba mitu erinevat sektorit tuli nagu praegu jutuks, et siis juhataks jutujärje selle probleemi juurde või siis mitte, ärme ütle, et see on probleem, selle kena väljakutse juurde, et mis asi on sotsiaalne innovatsioon, et kuidas sina enda jaoks seda mõistet avad? Ja see on päris äge mõiste. Iga kord, kui ma sellel teemal rääkima lähen, siis ma kõigepealt ka guugeldan uuesti üle, et mis see on. Kunagi ühesõnaga tegi hea nalja, et ütles sõbrale, et lähen sotsiaalsest innovatsioonist rääkima ja sõber küsis, et kas on see asi, mida olemas ei ole. Ühesõnaga see sotsiaalne innovatsioon ongi selline natuke müstiline kontseptsioon. Aga mina võtan siit välja selle, et sotsiaalne, see pool sellest innovatsioonist on see, et me loome nagu muutust nagu sotsiaalsetes ühiskondlikes nagu protsessides, sellistes nagu ühiskondlikes valukohtades ja me toome siis, ma ei tea, lahendusi, tooteid, teenuseid, tehnoloogiaid, mingeid ka kohati nagu mõtteviise, mida ei ole siis seal nagu kolmandas sektoris varem nagu rakendatud või kasutatud, et lihtsalt ma mõtlen, et näited on tegelikult, et hästi lihtsad, ma toon võib-olla heateo sellised näiteid organisatsioonidest võib-olla nagu pika aja tagant, aga kunagi, kui 2004 aastal, tänaseks siis 21 aastat tagasi, kui uuskasutuskeskus loodi, siis kogu üldse tegelikult see sotsiaalse ettevõtte kontseptsioon, et vabaühendus võib ka ise tulu teenida ja olla nii-öelda nagu jätkusuutlik, et ta ei vaja otseselt väga suuri rahalisi toetusi kõrvalt, et ta ise teenib oma kapitali. Uuskasutuskeskus võtab küll vastu annetusi nagu riiete ja asjade teel, aga põhimõtteliselt sellest tuleb nagu selline rahaliselt elujõuline mudel. Et seal ka sõlmisime ettevõtjatega kihlvedusid, kes ütlesid, et sotsiaalse ettevõtte see ei ole võimalik, nagu see ei ole võimalik sotsiaalset ja ettevõtet nagu ühte lausesse panna, et selline mudel nagu loodi, et see siiamaani töötab, et see juba oli tol hetkel sotsiaalne innovatsioon, et see ettevõtluse komponendi toomine nagu kolmandasse sektorisse. Aga siin on ka selliseid väikseid mingid asjad, mis nagu koolituste müük ei ole nagu innovatsioon, et see on nagu business as usual, aga kui terve Eesti sihtasutus Riina Raudse juhtimisel sekkus nagu sellesse, kuidas HIV epideemiat Eestis siis ka 2000-ndate teises pooles nagu lahendati, et kui varasemalt oli see, et võidki eksperdid rääkisid, et see on väga ohtlik ja ma ei tea, kasutage kaitsevahendeid või mis olid mingid müüdid, et ma ei tea, see on ainult Ida-Virumaa probleem, see on ainult mingite vähemuste probleem,
aga tegelikult levis juba nagu haigus nagu tavakodanikkonnas, et siis see, mis nagu Riina Raud lähenemine oli see, et mitte ärme hirmuta, vaid hakkame müüma koolitusi ettevõtetele, ettevõtted ostavad koolitust ja nende seal koolituses osalevad ettevõtted töötajad, kes saavad sellest probleemist nagu teadlikult, sellisel nagu teadlikumaks ja targemaks, sellisel positiivsel toetaval viisil, mitte selline nagu ekspertide võib-olla selline nagu hirmujutt, et see hirmutamine oli nagu põhisekkumine, aga ühesõnaga, et me tõime nagu täiesti uue vaate ja ettevõtted ostsidki suured ettevõtted. Mina mäletan, töötasin sel hetkel ka Hansapangas, kuna mul oli heateoga side, siis mind värvati kohe seal kampaania jaoks, et maja peal olid nagu plakatid, mis nagu HIV teadlikkust tõstsid ja siis maja peal toimusid koolitused, et see oli jälle nagu täiesti uus viis läheneda sellele HIV teemale, tuua ta tavainimesele nagu lähemale. Tehnoloogiline muutus oli hirmust mõistlikkuse jagamist, eks ole. Jälle seal oli see tegelikult see ärimudel, et terve Eesti sihtasutuse jaoks olid need head ajad, et nad jällegi nagu müüsid neid koolitusi, et sa võtad nagu, seal oli tegelikult nagu mõtteviisi muutus ja siis selle ärimudeli sinna või nagu, ma ei tea, rahastusmudeli peale ehitamine. Et sellised näited, ma arvan, on nagu vahvad. Jah, aga jah, ma definitsioonist ma vist nagu läksin rohkem nagu loo jutustamise peale, aga jah, et hästi oluline ongi, et need erinevad osapooled oleksid nagu laua taga ja mõnikord ongi me nagu laename, mõnikord on vaja see, et füüsiliselt oleksid ma ei tea, riik, erasektor, kolmas sektor nagu ühes ruumis ja mõtleksid. Mõnikord on see, et me teame, mis asjad töötavad erasektoris, et ja me nii-öelda rakendame seda teadmist siis nagu kolmandast sektorist või mingit mudelit. Ja mis on hästi oluline võib-olla, ja see ei olegi täna ainult, ma ei tea, kas on sotsiaalse innovatsiooni pärusmaa, see on iga toote ja lahenduse arenduse pärusmaa on see, et ei ole nii, et keegi kuskil kõrges ruumis mõtleb välja teenuseid või mingeid sekkumisi ja siis üritab neid rakendada, vaid tegelikult neid sekkumisi arendatakse ja rakendatakse koos selle sihtrühmaga ja kolmandast sektorist ka nulas tegelikult. Ma võib-olla veel vastan nüüd ülejärgmise küsimuse ära, aga samamoodi, et mitte me nagu esimesest päevast saadame tiimid uksest välja kõigepealt rääkima nendega, kellel on probleem, siis rääkima nendega, kellel on, kes võiksid tahta seda või suuta seda nagu teemat nagu rahastada nagu riigiga, et mis on nagu strateegiline perspektiiv siin on, et kui oluline see teema riigi jaoks on, et täna enam seda, et mul tuli hea mõte ja siis viin selle ellu ilma mitte kellegiga rääkimata, et ühesõnaga see teenusedisain sihtrühmadega koos nagu lahenduste disainimine, nende tagasiside nagu võtmine, et see nagu koos loome, siis on hästi oluline, aga see võib toimuda hästi erinevatel viisidel, aga lihtsalt kõigi hääl peab olema seal protsessis kuuldud. Ja. Kas see tähendab seda, et ma praegu teen järeldusi sellest, mis ma kuulan, et kui vahel ja eriti kogukondlike või ühiskondlike probleemidega seotud innovatsioon kipub alguse saama kuskilt ülevalt ministeeriumist või selliselt tasemelt, eks ole. Et siis sotsiaalne innovatsioon tähendab, et pigem see lahendamise algatus tuleb altpoolt. Ja ma siin tegelikult ma ka challenge'iksin, et mäletan, et kui kunagi me mõjufondi asutamas olime, siis me ütlesime ka seda, et tegelikult meil on nagu rahandusministeerium, meil on majandusministeerium, et me tegelikult ei arva, et nemad teevad rahanduses ja majanduses innovatsiooni. Et tegelikult meil on pangad, meil on fintech ettevõtted, meil on majanduses ongi tohutult tööstusharusid, kogu see innovatsioon tegelikult toimub ju seal nagu põllul, et keegi mõtleb mingi toote või teenuse, hakkab seda pakkuma, kas sellel on turg või ei ole, kuidas need turud toimivad. Et minu arust just kolmandast sektoris on tihtipeale see tunne, et kogu innovatsioon peaks tulema riigilt või sotsiaalsektoris, aga tegelikult see on täpselt sama asi, et kui keegi tuleb käest küsima, et meil on ju Sotsiaalministeerium, et miks meil neid vabaühendusi vaja on, siis mina küsin, et aga meil on ju Rahandusministeerium, miks meil neid pankasid vaja on või et see on täpselt sama ajuvaba küsimus, et minu arust see tegelikult see tarkus ongi nendel inimestel, kes tegelikult on nagu põllul
ja ma arvan, et see on siis ministeeriumi tarkus nagu omakorda kasvatada seda valdkonda, sest erasektoris ongi lihtne, et sa ma ei tea, toodad telefoni, müüd seda, keegi ostab, sa saad raha, sa saad teha innovatsiooniarendust ja siis toota veel parema telefoni, et lihtsalt kui me räägime, ma ei tea, me tegeleme kodututega, et siis me ei saa öelda, et me tegime siia kodutute varjupaiga ja nüüd nad peavad hakkama maksma selle eest, et see nagu, see ei tööta niimoodi, et seal on tegelikult riigil just nagu rahastajana hästi oluline roll, aga siis ongi nagu selle enda rolli defineerimine, et tegelikult riik, kogu see sotsiaalvaldkond või olgu see siis keskkond või nagu laiemalt, et seal on tegelikult hästi oluline, et riik oskaks nagu seda partnerlust õigesti nagu sättida või nagu nii-öelda mõista, et mis ma riigina tahan saavutada ja siis tegelikult kelle abiga ma seda saavutan, et ma arvan, need ajad on möödas, kus me kõiges nagu riigile lootsime ja ma ei taha neid tagasi ka. Loodetavasti jah. Aga nüüd, kuna nula võtsid sa korraks jälle uuesti läbi näidete siin jutuks, kas sa näed, et praegused nula inkubandid või 10 aastat, eks ole, kas need, kes seal nulas kiirendavad, kas nemad on ka sotsiaalse innovatsiooni tegijad? No absoluutselt, et ma kindlasti on, seal on jälle nii põnevaid näiteid, mis nagu tegelikult nula tulemusel on sündinud, et kui ma keringi tagasi 9 aastat tagasi sellesse esimesse hooaega, siis näiteks Topsi ring, mis oli seal esimesel hooajal, oli esimene siis MTÜ, mis hakkas pakkuma üritustele seda Topsi ringluse teenust, et nad analüüsisid, et näiteks Viljandi folk, et põhimõtteliselt kogu prügi ongi nagu, mis seal tekib, ongi nagu Topsi taldrikud ja neid on ikkagi mägede kaupa lõppkokkuvõttes selle suure peo lõpuks. Et seal on nagu suured kulud, põhimõtteliselt seal on suured nagu jäätmekuhjad, et see on tegelikult nagu probleem, mille saaks nagu ära lahendada, lihtsalt vahepeal need topsid ära pestes ja tagasi tuues. Ja ühesõnaga, et me hoiame põhimõtteliselt nagu prügimägede kaupa nagu siis ressurssi tegelikult kokku. Et nad tulid nulast ja nad olid esimesed, kes selle teenusega nagu välja läksid, kuna riiklikku regulatsiooni ja COVID asemel ka tol hetkel ei olnud, siis olid sellised edumeelsamad ürituste korraldajad ja kaupmehed, kes võtsid nad endale partneriks. Minust oli ka selline lugu, et kui oli president, see oli isegi vist sama suvi, kui oli see nula esimene hooaeg, kui oli president Ilvese see ametiaja lõpetamise selline siis sündmus koos selle 20. augusti taasiseseisvumise tähistamisega, et siis seal üritusel juba esimeses poolis olid klaasid, aga kui hiljem tulid seal bändid lavale ja läks selliseks peoks, siis olid seal Topsi ringi sellised nagu plastist veiniblokaalid ja inimesed nagu ei teinud enam nagu vahet, et vahepeal muutus, et läks klaasist nagu plastist üle, ja täna on selle peale ehitatud juba mitu ettevõtet pakub oma teenust, et põhimõtteliselt me lõime nagu ühe siukse mini-tööstusharu või. Ja et see oligi küsimus, et alati, et sellel MTÜ-l peab hästi minema, vaid me peame selle probleemi ära lahendama ühiskonnas, et edukas MTÜ ei ole mitte see, kes on kõige suurem, vaid see, kelle probleemi enam nagu ei eksisteeri, et see on leidnud lahenduse. See on oma nahal tunnistama, et Folgil on nüüd see vist 3 või 4 aastat juba olnud. Esimene aasta oli üüratult ebamugav. Ja nüüd viimane suvi ma enam ei märganud. Ja kui enam ei märka, järelikult on lahendatud, järelikult on omandatud uus käitumine. Just, see ongi kõige raskem muutus tegelikult tarbijatele tarbijates selle nagu muutuse tegemine, sest ma olen siiamaani inimesi, kes tulevad pärast topsidega ära, mõtlevad, et kuhu ma nad nüüd viima pidin või jätavad kuhugile, aga jällegi seal, et selle saab ka tegelikult lahendatud. Et ühesõnaga see on nagu üks vahva lugu või teine lugu oli Tugitakso MTÜ, mis hakkas taksojuhte koolitama, et nad erivajaduse inimesi oskaksid siis nagu toetada, kui neil on punktist A punkti
B-vaja või tegelikult see ei pea isegi olema erivajadusega inimene, see võib olla keegi, kes tuli just haiglast mingit protseduurilt ja ta nagu liikumine on piiratud või ta on lihtsalt juba nii vana, et ta liigub hästi aeglaselt ja noh, ei piisa sellest, et taksojuht istub ja ütleb, et ma jõudsin kohale, kappa kohale, vaid sa võib-olla pead minema ukseni, aitama inimese taksosse ja teises kohas aitama takso tõstma püsti ja aitama siis nagu näiteks arsti uksest sisse või sõbrannale külla, on ju, et ühesõnaga sellist nagu teistsugust tähelepanu ja kui nula ajal, noh, kus ongi fookuses on piloteerimine, tugitakso tiim sõitis ise taksot, sest neil olid erivajadusega lapsed, endal oli see nagu vajadus hästi lähedalt teada, need olid niisugused autod, mis olid kohandatud selleks, aga siis noh, lõpptulemus on see, et see on Bolti äpis, saad tellida Bolt Assisti, et jälle, et noh, et see lahendus on ka jälle, et ta läheb nagu mainstreami, mitte meil ei olnud vaja ühte taksofirmat juurde, kes nagu sõidab, vaid meil oli vaja sellistele nagu tavatakso juhtidele nagu koolitust, et noh, et need on puhtalt sellised nagu hästi ägedad sotsiaalse innovatsiooni näited, mille nagu kõlapind on kasvanud sellest organisatsioonist endast nagu palju suuremaks. See oli nüüd praegu hea näide, tõi praegu mulle pähe ühe teema. Ma arvan, et minu esimene kokkupuude nulaga oli hindajana. Et see sama tugitakso oli minu hinnatav projekt ja ma ütlesin, jess, lõpuks ometi midagi niisugust tehtud on. Et räägi natuke nendest hindajatest, et kuidas saab kaasa lüüa näiteks nula juures hindajana, kuidas hindajaks saab? See on nüüd hea küsimus, millist hindamist sa mõtled? Ma ei tea, need olid mingisugune tohutu kuhi ideid oli ja pidime valima need, mis võiks saada edasi. Okei, siis alguse protsessis, sest hindamist on meil 3 kohas, et kõigepealt need, kes saavad sisse, siis on selline väike vahehindamine, et kas ikkagi tiimid on motiveeritud, fookuses, liiguvad edasi ja siis on lõpuks see hindamine, et kes saab starditoetust. Ma arvan, et ma olin seal esimeses. Väga hea. Et nojah, seal esimeses soovitan ennast kirja panna Heateo talendipanka. Et me seal tegelikult vaatame, seal nagu nula algses hindamises on nii, et igat ideed hindab vähemalt 3 inimest. Üks inimene on KÜSK-ist, nii et see on üks viis, kuidas saada hindajaks, et mine tööle Kodanikuühiskonna Sihtkapitali. Siis üks inimene on valdkonna ekspert ja 3. inimene siis võiks olla nagu erasektori taustaga, nii et ta saab nagu sellist nagu 3 nurga alt tagasisidet iga idee. Et ja me väga loodame, et ka need, kes kohe esimese korraga inkubaatorisse sisse ei saanud, saavad vähemalt nii palju head tagasisidet, et nad siis töötavad edasi ja saavad teisel korral, et neid häid näiteid on meil ka. Saavad toote või teenuse arendamiseks sisendit, eks ole. Aga tasub endast lihtsalt hea tööle märku anda, ma arvan, et või minna KÜSK-i tööle, nii et see on lihtne vastus. Meil väga palju ei mahu, tunnistama. Aga iseenesest on hea, et teada, et tegelikult on kõigil võimalus, kes tunneb, et tahab kaasa lüüa, eks ole. Ja me kaasame mentoreid programmi vältel, kes siis saavad nõu anda igasugust valdkondlikku teadmist on tegelikult tiimidel vaja, et ma olen see nula ise on ka hea näide nagu sektorite koostööst, et meil on seal mõned partnerid nagu Luminor ja Fontes, kes on siis ka oma teadmiste tundide või ka nagu rahaliselt partnerid ja siis on ka hulk eksperte, keda me tegelikult ongi iga aasta otsime. Praegu käib just see protsess meil selle aasta nula 10. hooaja osalejatega, et nendega esimesed kohtumised olid ära, nende sellised vajadused on teada ja nüüd siis just nagu paneme neid kokku siis nende parimate mentoritega. Aga need ka, kuna programm ise on 9 kuud, siis selle 9 kuu jooksul tuleb uusi vajadusi ja mõtteid ja selles mõttes on ikkagi see Heateo talendipank, mis on heategu.ee kodulehelt leiad üles, et sinna saab ennast kirja panna. Kas see hindamise töö ja näiteks see mentordamine on vabatahtlik töö? Ja. Et ei ole tasustatud. Ja me kaasame ikkagi nula tegemisse väga palju pro bono ekspertiisi.
ja minu hea meel on, et tegelikult ka paljud mentorid, mõni ongi juba 5. aastat, et tegelikult inimesed, kes tulevad, nad nagu tahavad jääda ja noh, neid nagu väga kõnetab just see, et nagu mina kunagi KPMG-s töötades, et minul oli see strateegia värk juba selge, noh, ettevõtteid sain ma ka nõustada, aga ma tahtsin kuidagi, et sellel teadmisel oleks veel mingi dimensioon, mingisugune väärtus. Kuidas te nende projektide mõju hindate või iseenda tegevuse mõju hindate? Et kas vahepeal on ka siuksed tunded, et nüüd läks jube hästi korda või nüüd läks täitsa nurri, aga mis me õppisime? No ma arvan, et võib-olla need nurri minekud kõige rohkem on sellised lood, kus nagu algatused oma tegevuse mingil põhjusel lõpetavad. Et need on võib-olla need lood, mis noh, sa näed, et seda sekkumist on vaja, sa näed, kui suur see probleem on, sa näed, et siin on tegelikult tiim, kes suudab seda lahendada, aga näiteks see tiim ise väsib ühel hetkel ära. Ja noh, seal põhjusteks võib olla noh, nii see, et noh, õigel hetkel näiteks ei võeta siukest, noh, tehakse seda muud kõrvalt, ei võeta sellist nagu täisajaga inimest, kes seda nagu eest veaks, et noh, et isegi kui ma võin mõelda idee välja, ma ei pea ise seda ellu viima, et ma saan võtta siia nagu tiimi, aga jah, siis see teine pool ka on võib-olla see, et nagu see tavaliselt juhtub valdkondades, kus on kuidagi nagu rahastus ei jõua nagu kohe kaasa, et tahaks ühesõnaga noh, riik nagu ütleb, et noh, ma ei tea, et ei rahasta või ühesõnaga ongi, kui kogu rahastus ongi küske heategu, on ju, või ainult no ühesõnaga jah, et nagu kui ei tule sellist nagu põhjapanevat nagu rahastusmudelit, mis seda pikaajaliselt kannaks, et kui sihuke jätkusuutlikkus on habras ja tiimil ka siis läheb see tuhin üle, et noh, tegelikult on päris palju näiteid, kus tegelikult kas see riiklik vajadus jõuab hiljem järele. Ma arvan, et siin noh, jututaja oli üks algatus, mis tegelikult läks kõigile väga hinge. No ma tean ka, et olid kõnelused isegi ministeeriumiga, et tegelikult võiks olla nagu noh, et see valdkond, et see nüüd eakate suund vajab tegelikult innovatiivseid, sotsiaalseid innovatiivseid lahendusi ja jututaja tegelikult oli juba silma jäänud, aga siis jah, tegelikult ikkagi otsustas, et nemad ise ei jätka sellega, et mul on sellised lood lähevad nagu hinge, sest sa tegelikult käisin ka ise ühel üritusel, sellel nii-öelda lõpuüritusel ja need eakad ja nende jututajad olid ikkagi nagu kõik nii ägedad ja vahvad, et ühesõnaga sellised lood on, mis võib-olla teevad nagu kurvaks ja mõtled, noh, et see potentsiaal on ju seal, et pidage natuke veel vastu. et jah, need lood võib-olla. See kõlab väga startupi maailma moodi. Seal on täpselt sama, on ju, et kui rahastused tulemata ja keegi täisajaga tegeleda ei võta, siis need asutajad või founderid, et need väsivad ära mingisuguse hetkel. Ja no vaata founderid ja seal ongi nagu see erisus, et nende startupi tüüpidel on vähemalt nagu see lootus, et ühel hetkel nad saavad rikkaks, on ju. et kolmandas sektoris ikkagi me toimetame siin noh, kõik, kes 10., kes 5., kes 20. aastat, aga rikkaks ei ole veel saanud, et nagu see rahaline motivatsioon, et sa pead olema nagu 2 korda suurem fänn oma teemale, sest noh, sellist juttu, ma ei tea, mõnikord on, kui ma käin toetajatega rääkimas, siis nad ütlevad, no ma ei tea, ma lugesin selle Economistist, et ma ei tea, kuskil need arengumaid toetavad suured organisatsioonid sõidavad seal, ma ei tea, Aafrikas džiipidega ringi, on ju, siis mõtlen, et ma ei tea, meil siin Telliskivis küll pole ühtegi džiipi näinud ja enamus tulevad rattaga või jala, et no ühesõnaga, et Eestis kindlasti on see maastik natuke kõvasti tagasihoidlikum, ütleme nii, et noh, tublid algatused maksavad noh, nagu turutasemel nagu palka, aga jah, seda rikkaks saamisega peab ühesõnaga, siis peab ikkagi startup sektorist või kuhugile mujale minema. See rikkus tuleb siis teistmoodi defineerida, eks ole, et lahendatud probleem on rikkus, eks ole. Ja noh, ma arvan, et nagu see tähendus ja mõte sellest tööst, mis sa teed, et see on kindlasti see, mis tegijaid hoiab siin. Aga kui keegi tahaks alustada, et mida ta tähele peaks panema või kus ta kinni peaks haarama? Ma mõtlen, peaks kohe nula kogukonnaga liituma. et ongi meie juurde ka nüüd fondidesse tuleb selliseid inimesi, kes on nagu lihtsalt nagu mõelnud, ei ole veel ise midagi teinud, siis me ütleme kõigile, et kandideerige nulasse, et see on ikkagi nagu hästi võimas platvorm. Kui nula on üsna tuntud tegelikult vähemalt niimoodi, et ütled nula, siis inimesed ei minesta ümberringi ära, et mida siis see on.
kas teil aastate jooksul mingid konkurente ei ole tekkinud, kes ka ühiskondlike probleemide lahendamise kiirendina toimiks ühel teisel kombel? No ma ütleks nii, et see oli muideks üks, et meil ei olegi konkurente, meil on kõigiga koos teeme seda. Kunagi tegelikult, kui päris aus olla, see alustas Ajujaht, kes tõi lihtsalt sotsiaalse ettevõtluse, hiljem nagu mõjuettevõtluse nime all selle enda programmi. Aga see tegelikult fookus ikkagi oli nagu äril, et kui meie tulime, siis me võtsime nagu selgelt sarnasemad mudelid või ühesõnaga ühiskondlikku väärtust toovad nagu algatused ja ka tõime sisse teemad nagu mõju mõõtmine, et mitte lihtsalt, et kuidas sa saaksid kõige rohkem kasvada, sest siis sa võib-olla lähedki sellelt missioonilt jälle nagu hästi kõrvale ja hakkadki, ma ei tea, lihtsalt näiteks müüma, ma ei tea, plakateid või midagi, mitte nagu sihtrühma või mingi vahvaid T-särke sihtrühma probleemide lahendamise asemel. Aga meil on ikkagi Negavet on üks programm, kust jällegi ja ka Ajujahiga toimus see, et sealt tulid mõned ideed meile, mõned meil, kes olid küpsemad, läksid sinna, see oli ka viis tegelikult saada sotsiaalsele ettevõtlusele tähelepanu teleeetris, et tegelikult seal oli see väga sisuline koostöö. Negavetiga on meil tegelikult sama praegu, et kuidagi need ajaliselt ka kattuvad, et üks just lõpeb, teine algab, et saab sellist risttolmlemist teha ja see on ka startup sektorist väga normaalne, et sa käid ühes, teises, kolmandas, neljandas inkubaatoris, et igal poolt saad nagu mingit uut teadmist, uusi kontakte, võib-olla nagu, ma ei tea, kontakte rahastajatega, et sa nagu uusi mentoreid, et sa saadki nagu tegelikult, see ongi nagu protsess, see on nii, et ühe korra käin ära, siis olen valmis, rohkem mul õppida ei ole vaja, nüüd hakkan lihtsalt ellu viima, et kõik on selge. Et ma arvan, seal on nagu suur väärtus. Aga nüüd on võib-olla Tehnopoli inkubaatoris on selline mõjualgatuste, kellel on tugev tehnoloogiline komponent ja ka võib-olla nagu ekspordipotentsiaal, et seal on selline, kutsuvad neid sebradeks, sebraettevõtete programmid ja ma nüüd tean, et on tulemas veel uudiseid ägedaid sinna mõjualgatustele, kes tehnoloogia valdkonnas toimivad, et siis ka need peamiselt toimivad ikkagi kasumit taotlevate ühingutena, aga selles mõttes, et mõjusektoris ma arvan, et see on nagu äge, kui tegelikult sinna leiutatakse ka sellised ärimudelid, mis toimivad. Et see on hästi vahvat innovatsiooniga sealpool toimunud ja toimumas. Nii et... Paistab ikkagi, et sotsiaalse innovatsiooniga võib rikkaks saada või? Nojah, tõsi, on mudeleid, millega võib, et need sellised mõjuinvesteeringute fondid, mis välismaal toimivad, mis nagu siis panevadki kapitali, et on juba mitmeid mõjuga unicorne. Et ma arvan, ja see on ka jällegi huvitav, et tegelikult see üks unicorn, mis ühel Norra organisatsioonil oli, mis tegeleb peamiselt Ameerikas ja siis fintech sektoris ehk finantsvaldkonnas, tegeleb sellega, et Ameerikas sul peab olema hästi korralik, hästi palju andmeid selle jaoks, et sa saaksid nagu krediitkaardi ja sa saaksid nagu muutusid pangandust kõlbulikuks, et Eestis, ma ei tea, kõik juba saavad nagu lapsena selle kaardi, on ju, aga seal on palju sisserändajaid, seal on palju võib-olla nagu musta töö tegemist ja põhimõtteliselt siis on sellised nagu fintech ettevõtted, mis loovad sulle selle krediidi ajaloo, et näiteks selle järgi, et sa oled maksnud iga kuu ära oma üüri, oled maksnud telefoni eest, et ühesõnaga nad loovad sulle alternatiivseid meetodeid kasutades siis sellise nagu finantsajaloo, mille pealt sa saad minna panka ja küsida nagu krediitkaarti. Aga nüüd huvitav see, et tegelikult Eesti ettevõtte Monese tegi üsna sarnast asja ja me kunagi ei mõelnud, et ta mõjuettevõte, et ta lihtsalt toimiski tavalistel turgudel, aga jah, üks selline näiteks unicorn oli ühe Norra mõju investeeringute siis fondi ja inkubaatori nagu portfellis, et selliseid näiteid on ja kindlasti on palju keskkonna valdkonnas neid asju, et Eestist on ka kasvamas üks vahva algatus, mis teeb siis põhimõtteliselt nagu, kui ma nüüd õigesti selle sõnastan, söödavaid pakendeid.
ja noh, ongi, et kui me ostame ka Ringo pakendis on plastmassist, on, aga kui saad, pakend ise on nagu ökoloogiline, et sellist nagu, noh, ma ei teagi, materjali innovatsiooni ja selliseid väga põnevaid asju tuleb tegelikult Eestis, et kõigega isegi, noh, peab tunnistama, et ei ole kogu aeg kursis, et tegeled oma portfelli algatustega peamiselt, aga tegelikult on see päris põnev, mis Eestis toimub. Kui nimeta, siis praegu jäi mulle nagu kõrva, et unicorn, meie teeme ära on ka unicorn, ta küll ei ole rahaliselt, eks ole, aga selles mõttes ulatuselt teda ju on tegelikult, eks ole. Ma arvan, et kas see oli Anneli või oli Eva Truuberg, kes rääkis, et mingil hetkel kuskilt teisest maailma otsast keegi helistas, et me tahaks ka oma riigi ära koristada. Noh, koristage siis ära, palun väga. Ei noh, et kas mingi litsents või tuleb osta või nagu, et lahe, et siis ta äkki sai aru, et nüüd me oleme hullud tegijad. Et väga-väga vahva, et see mõju on praegu seal nagu selgelt näha ja see on ju ellu jäänud. Ehk siis vajadus on endiselt üleval ja harjumus on tekkinud jälle, eks ole, väga hea. Aga kui nüüd vaadatagi, noh, teeme ära on juba aastaid ja Heade Sihtasutus on juba aastaid tegutsenud, et kuidas sa näed, kas 10 aasta pärast sotsiaalne innovatsioon on rohkem levinud, kas sellest arusaamine on tõusnud, mis sellel maastikul Eestis 10 aasta pärast toimuda võiks? Jaa, ma arvan, see on päris põnev küsimus. Ma mõtlen, et kas kunagi oli nii, et me ei rääkinud üldse sotsiaalsest innovatsioonist, mõned lihtsalt tegid seda vaikselt, on ju. Noh, nüüd me tõstame selle nagu püünele. Noh, kas võiks olla nii, et ühel hetkel sotsiaalne innovatsioon on ise ka juba nii tavaline, et sellest pole vaja enam isegi rääkida, vaata. Seda on nii palju meie ümber. Aga jah, ma arvan, et selle jaoks, mis peaks tegelikult ikkagi juhtuma, et me kindlasti peaksime sellest rohkem teadma, et ta saaks nii-öelda nagu, et me nüüd mainstreamiks ära sotsiaalse innovatsiooni. Aga ma arvan, et selle jaoks on kindlasti vaja sellist, et see ökosüsteem siin meie ümber veel küpseks, et just inkubaatoreid tuleks juurde, et tegelikult rahastajad oleksid avatud, mitte ainult nendele ideedele, mis nagu raha tagasi toovad, aga ka nendele ideedele, mis nagu loovad ühiskondlikku positiivset mõju. Et meil tegelikult koolis oleks võimalik seda rohkem õppida ja kuidagi toimuks just sellist nagu rohkem koostööd. Ja kui ma arvan, et isegi ma mõtlen headega poolevalt, me oleme ise nagu hästi palju mõelnud sellele, et kolmas sektor tööandjana, et kui õpilane lõpetab keskkooli, et siis ta mõtleb, et ma ei tea, kas ma teen oma nagu startupi või lähen pangandusse tööle või hakkan looduskaitsjaks. Võib-olla see tegelikult juba on, aga see, et ongi, et ma nagu kolmandast sektorist leian selle oma karjääri. Et ma arvan, see oleks ka nagu äge. Ja ma tundub, et uus põlvkond on selleks rohkem valmis, et kui mina ülikooli lõpetasin, siis ma ikkagi konsultatsioon ja pangandus oli hästi selge valik, aga ringiga tagasi, et mulle tundub, et noorem põlvkond võib-olla on targem. Ja eriti arvestades seda, et noortelt, kes tööle kandideerivad, oodatakse vähemalt 5-aastast kogemust, et kus see tulema peaks, eks ole. Et see on selles mõttes väga huvitav. Kas sa näed nagu, et mingisugused teemad või valdkonnad vajavad Eestis rohkem tegelemist, rohkem uusi lahendusi? See on minu jaoks hästi raske küsimus, sest Headega annab mõnes mõttes nagu platvormi, et Nulal ei ole sellist, me alati tõstame teemasid, mis on nagu ühiskonnas sellised valukohad üles, aga tegelikult me ei piira nagu kedagi, et me oleme sellised platvormi loojad. Ma mõtlen, et Megavatt nagu sõidab sealt keskkonna teemas, eks ole, et nemad on ennast kitsendanud, eks ole. Jaa, aga meie oleme selline hästi avatud platvorm, et mida me tahame näha, et tuleb tiim, kellel on selge visioon ja plaan ja sisu ja lihtsalt oleks nagu rõõm nendega koos töötada, et ma arvan, et tegelikult on väga palju valdkondi, kus ütleme, et see arengupotentsiaal on ikkagi nagu meeletu, ma ei tea, vaata mis sotsiaalhoolekandes töötab,
või toimub, et sama eakate teemat mainisime, et eakate teema on ka üks teema, kus on heateole, noh, tegelikult ei tule palju algatusi, et nende erinevate nula või fondid vaatest, ma ei tea, erivajadustega inimesed, no sealt edasi, ma ei teagi, spetsiifilisemalt näiteks, ma ei tea, väga andekad autistid, et ühesõnaga, et on selliseid, noh, et on kindlasti valdkondi, mis on katmata ja võib-olla kohati Eesti mure on see, et meil on seda spetsiifilist sihtrühma nagu nii vähe, et noh, ma ei tea, Taani või Ameerika, noh, saab sellele sihtrühmale nagu palju suurema organisatsiooni ehitada ja ma ei teagi, kas see tähendab ka siis meie algatustele seda, et nad tegelikult peaksid kohe mõtlema, ma ei tea, Eesti-Soome lahenduse peale või Eesti-Läti-Leedu lahenduse peale, aga ma arvan, et seal tegelikult valdkondi noh, on nagu kõvasti ja noh, äge on näha, et startupid, mõju startupid ja noh, haridusvaldkonnas, mis tegutsevad, ikkagi liiguvad riigipiiridest väljapoole ka, et äge oleks näha, kui esimesed siis kasumit mitte taotlevad organisatsioonid nagu kuidagi järgi teeks. See oli praegu täitsa uhke pilt. Eriti mulle meeldis, et tööandjana kolmas sektor, mis ju võiks täiesti loogiline olla. Ja kindlasti see, et ökosüsteem on küpsem ja rahastajad tulevad meelsamini letti, eks ole, mis küll tähendab vist annetusseaduste või muutmist, eks ole, mingisugusel moel. Aga miks mitte ka see ei võiks juhtuda, eks ole. Ja ka sellega vaikselt tegeleme ja nügime, et ettevõtjaid vähem karistataks annetamise puhul. Kas siia intervjuu lõppu on midagi, mis sa tahaksid ise veel öelda ja lisada, mis tundub, et jäi täitsa rääkimata või küsimata? Nüüd kõige raskem küsimus, ma ei tea, minu arust nii laialt sai vesteldud, väga erinevad nurgad välja toodud. Ma küsin ise siis, et kui keegi tahaks, kuulaja tahaks meil kohe kaasa lüüa, et olla osa sellest positiivsest muutusest, mis läbi sotsiaalse innovatsiooni sünnib, et siis mis üks asi oleks, mida ta saaks juba täna teha? Ma tahaksin nüüd popurii algatustest, et sa saad viia uuskasutuskeskusesse, teha kevadkoristuse, viia uuskasutuskeskusesse ära need asjad, mida enam ei vaja, aga mida keegi teine võiks rõõmu tunda. Meil oli peaasjade puhul, peaasjad teevad vaimse tervise esmaabikoolitusi, mine koolitusele, sa nagu teadlikumaks ja targemaks nagu vaimse tervise muredest ja probleemidest ja leia endale vabaühendus, kuhu minna vabatahtlikuks. Näed, kui palju, vaata kui lihtsalt sammud kõik. Mul on 5 kotitäit asju, mis ma täna kavatsen uuskasutuskeskusse viia. No väga hea. Nad on autos ilusti ootama, et ma pärast kohe lähen. Aga aitäh, Pirko, aitäh, et sa jagasid meiega neid ägedaid mõtteid ja aitasid meil meie podcasti, meie taskuhäälingu avada nii-öelda. Väga uhke sündmus. Absoluutselt. Ja head kuulajad, eks ole, et teile üks ka väike väljakutse, et me kutsume üles teid aitama meid panna meie taskuhäälingule nimi. Et see saade on tehtud just teie jaoks. See on siis üks asi, kuhu me tahaks teid ka edaspidi kutsuda ja selle sotsiaalse innovatsiooni teema hoida elus ja järjest rohkem siis sellega tegeleda, et nii nagu Pirko ütles, et 10 aasta pärast see võiks olla tavaline. Ehk kõik teavad, mis asi see on, eks ole. Ehk siis parima nimepakkujale paneme auhinna ka välja ja loomulikult mainime siis seda nimepanijat järgmises episoodis. Tänaseks kõigile aitäh! Pirko, aitäh sulle veel kord. Kaamera taga oli Maris Praats Küskist ja loodame, et kohtume jälle õige pea. Aitäh!